tere! Kohe räägin teile täpsemalt, mida ma avastasin. Nimelt, kui ma käin jalutamas, siis mul tulevad sellised kenad taipamised, mis on väärt ka suurema ringiga jagamist ehk teiega, minu inimesed. Aga esiteks tahaksin ma tänada siis Merle S. Mul on siin 2 Merlet, üks on Merle E ja üks on Merle S, kes on tasakaalu panust saatnud minu YouTube'i lehe hüvanguks. Merle S saatis siis 5 eurot ja Arle saatis 11 eurot. Aitäh teile! Aitäh! Et tore, et korda läheb. Ja mul tuli siis täna ja muide te mõlemad osalete ka selles sügisloosimises, kingituste loosimises, mis ma ütlesin, et on 1. november, kuid ma muudan seda. Ma lükkan selle natukene edasi 11 novembriks, 11.11, kena kuupäev, kena päev valida auhindade jagamiseks. Nimelt mul on sellised nagu kolimisplaanid ja kolimisteemad ja just selle ajavahemikul ja sellepärast ma lükkan seda natukene edasi. Et siis ma juba olen settled ja mul on nagu hea ja parem teiega jagada. Sest muidu jääb muidu tekib ajanappus. Ja kaksikking ja kaksikleek. Mul tuli taipamine. Nimelt, ma olen isegi blown away. Täna tuli see taipamine ja ma leian, et see taipamine on päris väärtuslik. Nimelt see taipamine on siis see, et ma olen teile rääkinud, mida enam ma edasi liigun selles kaksikhinge ja kaksikleegi nii-öelda teoorias ja kogemuslikus sellises eluvaatluses, mitmedünaamilises vaatluses, siis ma näen seda, et paljud vaata ei teagi üldse, et kaksikleek ja kaksikhing on eraldi teemad. Ma olen sellest siin leheküljel väga palju rääkinud, mis need erinevused on ja nii edasi. Aga mis ma tahan öelda on see, et mul täna tuli teejuhtidelt taipamine, et sellepärast ma mõtlesin, et miks kuidagi see kaksikleek enam mind üldse ei kõneta. Ja ma saan aru, nüüd tuli vastus. Sellepärast, et kuidas öelda, kalade ajastu kõrgem hingeside on kaksikleek. Ma täpsustan. Ärge saage valesti aru, mina kanaldan, mis on tulnud. Nimelt, miks see nii on? See on nii, sest tõeline kõrgem hingeside ehk veevala ja ajastu kõrgem hingeside on kaksikhing. Ehk siis nad on kaksikhinge liidus on mõlemad terviklikud, endaga heas kontaktis, sõltumatud 2 indiviidi, kes on happy'd üksinda, aga kahekesi veelgi külluslikumad ja veelgi võimsamad ja veelgi teadlikumad ja ühesõnaga sellepärast, et nad on heas kontaktis endaga. Nad on tasakaalus, nad on heas tasakaalus. Küpsed hinged. Ja kaksikleek, ma üha enam mõtlen seda, et minu meelest kõrgem hingeside ei ole mõeldud selleks, et seal oleksid äärmused ja mitte, igas suhtes on väljakutseid, aga kaksikleegis justkui tundub see lõputu äärmus, lõputu Ameerika mäe, me teame neid. Mõni kutsub seda tõmbub põrkub, eks ju, ja nii edasi ja erinevuste, suur teineteise erinevus ja nii edasi ja tegelikult tuleb mulle siis taipamine, et tõeline kõrgem hingeside tänapäeva, tõeline kõrgem hingeside ongi kaksik hingeside, kus on 2 sõltumatut indiviidi. Nad ei võitle millegiga.
Nad ei võrdle ennast millegiga, nad on terviklikud, holistilised. Kuidas öelda, nad on jõudnud juba koju. Nende enda sees on kodutunne siin maises plaanis. Seega nagu nad ei ole poolikud, nad on tervikud ja nad mõlemad on selle saavutanud. Aga kaksikleegiga on tuli, vesi ja nii edasi, nagu on veel kompamine ehk kalade ajastu kõrgem hingeside. Kõrgem hingeside veevala ajastus on kaksikhing, kalade ajastus kaksikleek. Vot seda ma sain väga konkreetse täna sõnumi. Kaksikleek seega on eelaste või etapp, et jõuda enda terviklikkusesse. Ja see, et sinna jõuda, selleks ei pea olema mingi tark või midagi või mida iganes. Selleks lihtsalt peab olema tahe areneda ja olla endaga ja teistega väga-väga aus. Kusjuures väga paljud noored on kaksikhingeliidus, alalises kaksikhingeliidus tänapäeval. Nad on taibanud selle ära, et see on tänapäeva kõrgem hingesideme vorm. Sest looduses liigub kõik tasakaalu suunas, aga kaksikleek ei ole mitte ühestki otsast vaadatuna tasakaal. Et seal saavutatakse mingi ühtsus, mingi aeg, kuid tegelikult on seal alaline nii-öelda mitte võimuvõitlus, aga alaline mingid äärmused, vastandid tõmbuvad nii-öelda ka, eks ju. Ei ole, et sellepärast, et arvatakse, et ollakse poolik ja teine on minu teine pool. Üks esindab hinge, teine esindab ego, mõistust. Seal on nagu mees ja naisenergiate selline väga suur, maskuliin, feminiin, väga suur külgetõmme. Aga see on see, et sellepärast nii, et õpitakse teine teiselt, kuidas tasakaalustada need energiat ja jõuda ühtsusesse, saada sõltumatuks nii, et sa ei klammerdu, sa ei kontrolli, sa oled usalduses, sa armastad ennast, väärtustad ennast ja oma piire ja ka teist ja teise piire. See on selline pühendunud liit, on kaksikhingeliit. Pühendunud iseenda enesearengu teekonnale, sest see ongi see nii-öelda eesmärk liikuda edasi iseendas selle pooluste tasakaal, sest kõik kaksikleegi, see teine pool aspekt on ka sinus olemas, jaa, aga kaksikleegi liidus justkui nagu selles etapis olles, justkui nagu kõrgemad hingesidemed on ikkagi ohver, süüdistaja, päästja mustris, kannatuste trianglis ja sellepärast on seal äärmused. Seal on nagu nähakse teineteist, kui võrreldakse teineteist. Aga ei saada aru, et tegelikult uinunud olekus olete te mõlemad ühesugused. Teil mõlemas on mees ja naisenergiat tasakaalus ja nii edasi. Ja tegelikult, et tunda ennast armastatuna ja usaldada elu, ei ole ilmtingimata vaja teist inimest. Aga kui sa sinna jõuad ja ankurdud sellesse teadmisse, lastes lahti usaldades, siis just siis sa jõuad sinna kodutundesse. See ongi siis kalade ajastu ja veevala ja ajastu kõrgemate hingesidemete kvaliteedi erinevus, küpsus. Ja mis seda aitab, ongi see, et eneseareng, kõik, mis peatab tänutunde, kõik, mis võtab kõike iseenesest mõistetavana ja ei arene edasi, hääbub. Kõik, mis voolab edasi, areneb edasi, tänutundlikkus, energias, teineteise vastu, see lööb õitsele. Lihtne see asi ongi, et selline ego ja hinge nii-öelda dünaamikat, arvates, et teine inimene asendab seda, mis sul on nagu puudu, siis tegelikult see ei ole õige, meil mõlemal on need.
ja me jõuame mõnikord sinna, aga see on ainult pingsalt nii. Et kaksikleegis justkui nagu, see on see magus osa, miks arvatakse, et see on see eriline side, on see, et vahel harva jõutakse sellele üksmeelele või sünergilisele koostööle, korraks joondumusse, aga siis jälle kukutakse vanasse mustrisse tagasi alati. Tõukub, põrkub või tõmbub, põrkub. See on sellepärast nii, et ei ole tehtud sisetööd piisavalt. Arvatakse, et ollakse poolik ja teine asendab midagi. Arvatakse, et omatakse teist inimest, näiteks nagu hinge. Ja kui see hing lahkub või on ära või midagi on, siis arvatakse, et nagu suur tükk tuli endast ära, aga tegelikult, või kadus ära, aga tegelikult sinus endas on ka see olemas, sa lihtsalt ei olnud sellega kontaktis. Ja nende eesmärk teineteisele ongi see, et nad peegeldavad seda, et ka sinus on see olemas. Saa kontakti sellega. Seega kaksikleegi dünaamika ei ole kuskilt otsast tasakaalus. Kui siis ainult pingsalt ja siis läheb jälle samasse Ameerika mägedesse erisuste. See nii kaua, kui nähakse seda nii, et keegi sinust väljaspool on see miski või keski, mis sind õnnelikuks, külluslikuks, armastatuks teeb. Aga eneseareng, veevala ja ajastu õpetab sulle olemaks tervik eelkõige iseendaga. Siis on sul suur potentsiaal jõuda kas sama inimesega, kes samamoodi läheb enesearengu teed, või juba teise inimesega, kes samamoodi on teinud enesearengu teed ja on endaga nii heas kontaktis. Ehk loodus liigub kõik tasakaalu suunas. Kaksikleek ei ole ultimate lovers. Kaksik hingeliit on ultimate lovers. Ja meis kõigis isegi kui tundub, et me oleme nii erinevad, siis tegelikult on seal sarnasus. Aga kuidas seda sarnasust ülal hoida, on see, kui sa teed sisetööd. Ja sa ei saa teist muuta või teist sundida sisetööd tegema, aga sa saad inspireerida seda. Et kui sul endal on hästi, siis teine võib ka sellest inspireeruda ja kaasa tulla. Kui mitte, siis vahel on nii, et kas sa jätkad seda nii-öelda Ameerika mägesid või siis on nii, et üks osapool võib liikuda rohkem suurema tasakaalu suunas, et see on ka ju nagu valiku küsimus, kuidas me ise otsustame ja valime. Et see on vaba tahe alati. Jah, et ja arvatakse alati, kui ollakse erisuste vahel on magnetism, siis arvatakse, et keegi nagu et kui ta lahkub, et justkui nagu ta võttis sult midagi ära, kuid tegelikult on nii, et sinu enda sees on kõik olemas olnud. Lihtsalt see inimene on nii pühendunud olnud, et tähendab, kaksikleegis nii arvatakse, et üks on ainult mõistus ja teine on ainult süda või hing. Et kui seal on lahus olekut, siis ongi see, vaata see mingi sõnul seletamatu asi umbes nii, et nagu midagi oleks nagu poolik. See ongi nende õppetund, et nad õpiksid, et tegelikult ei ole, vaid sa ise ei rakendanud seda osa endas. Sa eeldasid ja ootasid, et keegi väljaspool seda tühimikku täidaks või teeks. Aga kaksikleegi väljakutse ongi siis see, et tegelikult ei, mõlemad on teis olemas, nii mees kui naisenergiad, et see ongi see võlu. Ja see ongi see, kuhu pidev enesearengu protsess, kuidas seda ülal hoida. Et ei tekiks sellist äärmust, kaassõltuvust nii-öelda, sest tegelikult kaksikleegi suhe on kaassõltuv suhe ja sellepärast ongi, kuulub sinna vanasse kalade ajastu kõrgemate hingesidemete nimistusse. Sest uue ja suhted on aina enam kaassõltuvusvabad ja kaksik hingeliit, kus mõlemad liiguvad enesearengu suunas,
enese kui tervikliku tundma õppimise suunas, pühendunud teekonna suunas, kodutunde loomise eelkõige iseenda sees, hoolimata teistest inimestest, vaid see on lihtsalt äratundmine ja pühendumine, valimine, teineteise valimine, äratundmine, sest tegelikult selliseid inimesi ei ole väga palju. See on defitsiit. Aga uues ajas nemad ongi need eeskäijad, inspireerijad, suunanäitajad. Ja see on uue aja kõrgem hingeside ongi kaksikhing. Ehk saab määravamaks selline, et mõistad, ma olen nii palju sellest rääkinud, erinevaid videosid, aga mul tuli täna taipamine see ajastustega seoses ka. Kui see sind kõnetas, pane like. Ja ma vahel olen selline, kes võib-olla illusioone natukene purustab. Reaalsete faktidega, tagasiside peegeldusega. Aga mina isiklikult arvan, et see, kui keegi jagab midagi, mis purustab valed või seab valed kahtluse alla, siis see on ju selles mõttes, et kui sa tunned ära, et mulle ei meeldi küll see info, aga tegelikult seal on tõetera sees, siis tegelikult võib olla see sinu päästja, et sa ei jääks kinni millessegi, kui see on lõputu selline kannatuste org või tähendab, kui selles ei ole mingit muutustega arenguid juba aastaid olnud. Ja sa ei tunne selle tõttu rõõmu ja kergust elu suhtes, siis on aeg mõelda selle üle, et mida sa tegelikult vajad ja väärid, lihtsalt see on see erinevus. Ja tegelikult veevala ja ajastu väga palju meid äratab sellele, et me seda vaataksime sellises nurgas, sest sellised äärmused tahavad tegelikult tulla pinnale selleks, et see lahustuks, et tekiks mõistmine, et see ikka päris ei ole see. Ja mitte keegi ei võiks võtta kedagi iseenesestmõistetavana või kontrollida kedagi selleks, et tal on mugav selles hingeruumis või hingeväljas. See ei ole armastus, see on isekus, see on ohvrimeelsus, mitte ise vastutada, mitte ise teha sisetööd, et see hoiab inimest mugavustsoonis, aga kui seda taibata ressursi osas, siis on võimalik seda eemaldada, et inimene kukuks ka enesearengu teekonnale. Saaks ka kontakti oma hingega. Mõnikord on nii, et mõni on müünud oma hinge juba maha ja sellepärast ta sõltub teise hingejõust või kohalolust. Siis tekibki küsimus, et kas see on see, mida sina soovid ka või et sellepärast mina alati õpetan sõltumatust ja sisemist tasakaalu või mees ja naise energiad ja nii edasi, et me ei oleks selles ohver-süüdistaja dünaamikas, vaid võtaksime isikliku vastutuse. Palju mõnusam on olla koos inimesega ka nii, kui keegi ei, kuidas öelda, see on selline kergus, omamoodi kvaliteet on selles, küpsus. Ja armastus ongi see, kui sa lased lahti ja siis vaatad, kuidas on. Kes jääb, kes läheb. Ja miks? Sellepärast, et alati kõigel on ka põhjus. Kui keegi lahkus, siis see võis olla ka sellest, et väga pikalt on sama programm käilanud ja isegi kui on püütud, et nii mina kui ka sina areneksime, siis teine pool krimpsutab nina, nagu ta ei oleks eriti huvitatud sellest, siis tegelikult see ei ole armastus. Tal on lihtsalt mugav. Ta on mugavustsoonis kinni. Võib-olla ka vana leinas kinni.
lein võib ka olla sellest, et mingisse vanusesse on ta kinni jäänud, see võib ka olla mingil põhjusel, mingil traumaatilisel põhjusel. Kuid me sooviksime ju näha teineteist arenemas koos. See on ultimate veevalaja ajastu kindlasti essents, mis domineerivalt ma näen kasvavalt see aina suureneb. See juba on suurenenud, seda on näha, isegi mehed, naised mõlemad tahavad seda koostööd teha. Aga ma näen, et see on nii-öelda, ma isegi võiks öelda tuleviku, aga ma võiks isegi öelda lähituleviku, aga kindlasti tuleviku muusika, kus sellised saavad suhted olema. Ma juba näen, et eriti ei soovita näiteks abielluda, vaid soovitakse sellist vaba abielu, aga kus valitakse kindlalt pühendunult, usaldusväärselt teineteist. Et juba on ühiskonnas näha selliseid tendentse, kus ollakse enesearengu teekonnal ja ollakse kindlad partnerid, kuid ei leita enam, et see paber nüüd midagi liiga palju määrab. Muidugi on see ilus, sümboolne ja tähendusrikas, kuid on näha, et inimesed saavad aru, et mõnikord on nii, et mingid hingeõppetunnid saavad läbitud. Isegi kui tundus elu armastus, siis ongi loomulik edasi liikuda ja nii edasi. Aga eneseareng on seal läbiv joon. Ja veevala ajastu on enesearengu ajastu. See on küll see, ja enesearmastuse väärtuse ajastu. Sellega sa lased lahti mingid vanad kalade ajastu mustrid. Sügaval automaatikas olevad mustrid. Nii et mõtteainet sulle. Ja aitäh sulle, kohtumiseni!